Tere, Joonas minu nimi ja näitan teile täna, kuidas kasutada Costpocketit koos Telema Airflow'ga. Esimene asi siis on liidestuse lisamine. Siin on näha, et on juba Telema küljes. Telema liidestus on üks väheseid liidestusi, mida teie ise tegelikult üles või nagu tööle panna ei saa. Et kui te kasutate Telema Airflow'd, siis registreerige ettevõtte meie juures ära Costpocketis ja lihtsalt kirjutage. Võite meie supporti kirjutada ja ka Telema supporti või võite ainult ühte nendest ka kirjutada. Ja siis meie poolt lisatakse teile see liidestus. Et sellega on nii paraku. Nii, kui see liidestus on olemas, ma siis näitan, kuidas dokumente esitada. Saadame kõigepealt ühe üksiku dokumendi, tšeki, siis ma näitan, saadame ühe arve, siis teeme ühe aruande, saadame selle ka Telemasse ja siis ma näitan natukene erinevaid seadeid, mis siin veel nagu muuta saab. Nii, äpp siis näeb välja selline, ta on telefonis, arvutis sama. Erinevus on see, et kui arvutis vajutada tee pilti, teeb ta kausta lahti. Kui telefonis vajutada, siis ta läheb kaamerasse. Üleval on ettevõtted, minul on neid siin tohutult palju, tavaliselt on neid ettevõtted inimestel vähem, raamatupidamisbüroodel võib olla ka neid rohkem ja paremal on seaded. Ja siin näete kõike juba esitatud dokumente. Aga hakkame siis tšeki esitamisest peale. Teeme esimese dokumendi. Siin on kütuse tšekk, Olereksi tšekk. Paneme ava. See dokument ei kuulu hüvitamisele. Maksin ettevõtte kaardiga. Paneme ta sõiduauto alla. Siis siia on võimalik ka lisada kommentaar. Näiteks projektinumbreid kasutada. Ja kui ma olen korra ta juba lisanud, siis ta hakkab siin all pakub, et saab lihtsalt klõpsuga. Näiteks kui ongi mingid kindlad projektid, siis on need teil siin olemas ja saab ühe näpuvajutusega ta kommentaarina kaasa saata. Siis ta küsib, kas soovin lisada aruandesse, et siin on lahtised aruanded, ma saan otse saata ta Telemasse või hoopis luua uue. Saadame esimese dokumendi otse. Siis ta näitab kõiki andmeid, mis robot sealt digiteeris. Selle dokumendi pealt ta leiab kõik õigesti. Seega teeme niimoodi, et ma võtan valuuta ära ja lähen edasi. Ja nüüd ta küsib eraldi, et okei, aga mis see valuuta siis oli? Näiteks, et oli euro. See ongi digiteeritud ja ta saatis selle otse kohe edasi ka Telemasse. Airflow'sse. Ma võin mõlemat pidi, ma näitan teile võib-olla siis kohe, kuidas ta Telemas välja näeb, siis ta peaks jõudma suhteliselt hetkega. Nii, olemas. Teeme ta lahti siin. Siin näete ilusti seda pilti ja kõiki andmeid, mis Telema siit välja luges. Paneme haara enda töölauale. Ja siin saabki juba raamatupidajadaga edasi minna. Tõenäoliselt teil väga palju selliseid üksikuid tšekke ei tule, et tavaliselt Telemat kasutavad suuremad ettevõtted ja te soovite hoopis aruandeid, mitte üksikuid tšekke. Ma kustutan selle ära. Näitan, kuidas saata üks dokument e-mailiga sisse. Siis lähme siia. Uuesti läksin meie siia äppi tagasi ja kui ma lähen seaded, siis siin üleval on üks e-maili aadress. See on siis minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Vajutan siia peale, siis ta kopeerib selle e-maili aadressi ja siis ma lähen näiteks oma e-maili. Siin on mul üks selline Sony arve. Ja saan selle lihtsalt edasi saata sinna aadressile. Ja kui ma soovin ka mingit kommentaari panna, siis
kõik, mis läheb pealkirja, läheb kommentaarini kaasa. Näiteks, et see on juba makstud. Nii, ja saadan ta sisse. Nüüd samamoodi ta tuleb nüüd natukese aja pärast siia äppi, digiteeritakse ära ja saadetakse Telemasse edasi. Siin läheb nüüd hetk aega. Ma näitan veel, kuidas see e-mailiga dokumentide sissesaatmine töötab. Tahan näidata seda, et kuidas see siis nagu erineb, et kui mul on nagu PDF-arved e-mailis, et ma võin vabalt need ju läbi Telema ka digiteerida ja tõenäoliselt digiteerigegi need läbi Telema. Aga just ma arvan, et boonus või eelis tuleb 2 juhul sisse. Ühel juhul, kui te soovite mingit dokumente lisada aruandesse, siis Costpocketil on igal aruandel ka oma e-maili aadress. Näitan seda teile ka hetke pärast. Ja teine eelis on see, et meie süsteemi ei pea saatma ainult PDF-e. Kui on standardne PDF-arve, digiteerige see läbi Telema. Aga kui teil tuleb muid formaate, näiteks TIFF-kujul või XML, teil tulebki nagu e-arve tuleb e-mailile, siis tegelikult ka e-arve võib saata edasi meie süsteemi. Docs-file. Docs-file on siis doc Wordi fail, uuem Wordi fail. JPG, PNG failid, isegi neid võib saata ja isegi HTML. HTML ongi see kuludokument, kus see e-maili sisu ongi kuludokument, et seal nagu manust ei olegi kaasas. E-mail ise ongi see kuludokument. Ka neid võib saata meie süsteemi, näiteks Apple saadab sellised, Google, Facebook, Ameerika ettevõtted kipuvad saatma sellist, kus e-maili sisu ongi kuludokument. Ja lisaks teine äge asi on see, kui meie sinna e-maili dokumente saata on see, et seal võib olla kuni 100 manust korraga. Et teil on tegelikult võimalik, näiteks kui teil on jäänudki kuskil või olete kogunud mingi hunniku dokumente, siis on need võimalik ühe korraga saata meie süsteemi sisse. Nii, vaatame nüüd, kas see dokument on jõudnud. Olemas suuniarve ja ütleb ka, et saadetud. Ega teeme siin ka refreshi ja siin ta meil juba istubki. Samamoodi pilt on kaasas, andmed siin olemas. Saan panna Aare enda töölauale ja nüüd juba raamatupidaja saab tegutseda edasi vastavalt sellele, kuidas ta siin Telemas tegutseb. Nii, kustutame ta ära jälle. Ja näitan viimast ägedat asja, mida saab teha, kuna jah, nagu ma enne ka mainisin, tavaliselt kui ettevõte kasutab Telema e-flow'd, on tegemist natukene juba suurema ettevõttega ja raamatupidaja ei tahagi, et need tšekid tuleks ükshaaval sinna Telemasse. Ta tahabki, et see tuleb aruanne, Joonase kuluaruanne näiteks jaanuar 2022 ja kõik dokumendid on sees ja ta saabki terve selle aruandega koos tegutseda. Selle jaoks lähmegi aruanded, uus aruanne, kulu või lähetus, teeme isegi lähetusaruande, siin on rohkem, kuluaruanne on lihtsalt nimi, lisate dokumendid sinna alla ja lähebki terves pakis edasi. Lähetusaruanne on natuke rohkem asju, oletame, et käisime Soomes, näiteks selle nädala, terve selle nädala, koosoleku pärast, päevarahasi soovime ka. Võimalik on niimoodi, et näiteks meie ettevõttes ei maksta 50 eurot, maksas 40 eurot või siia võite täiesti vabalt nagu lisada, kuidas seda tehakse. Ta arvestab ka igast erinevaid asju, et näiteks ma panengi kuu lõpuni, et ei ole 50 eurot kogu aeg, et seal on seaduses mitu erinevat nüanssi, millal see ei ole 50 eurot, et süsteem arvestab seda ka. Nii, nüüd on aruanne olemas, lisan nüüd siia 2 dokumenti ka alla. Lisan neid natukene nüüd kiiremini, ma nii palju nüüd ei jutusta. Jälle samamoodi on ju, kas kuulub hüvitamisele, ei kuulu, kas soovin eraisikuna tagasi saada või ei soovi. Oletame, et nüüd kuulub, samamoodi sõiduauto, jälle see sama, ütleme, et ei ole selle projektiga, on lihtsalt test. Jälle digiteeris ära kõik, teen edasi ja lisan nüüd selle viimase ka. Näitan teile ka seda. Nii.
ja paneme sellega, see ka siis kuulub hüvitamisele. Sõiduauto. Siia ei pane üldse kommentaari. Edasi. Ja nüüd ongi, ütleme, et see aruanne on valmis, ma ei pea seda kohe ära saatma, võin siit aruannest välja minna, esilehele tagasi minna, uuesti hiljem dokumenti edasi lisada, et ma ei pea seda nagu kohe valmis tegema. Teine äge asi, mida ma korra mainisin juba, et igal aruandel on ka oma emaili aadress, et näiteks kui teil ongi, näiteks sõidate lennujaama Boltiga, Bolt saadab teile emaili peale selle kuludokumendi, lihtsalt saatke see sellele emailile edasi. Siis ta ilmub ka teile siia aruandesse alla. Ja kui ühel hetkel on aruanne valmis, kõik dokumendid, mis seal olema peavad, on olemas, lihtsalt esitamegi aruande ära. Moodi saadetud telemasse. Nii, on olemas siin. Nüüd on näha, et siin aruande natuke rohkem nagu komplekssem on, et siin on minu nimi, pangakonto, kuhu hüvitada see, kus ma käisin Soome, algus, lõpp, eesmärk, koosolekul olin, päevarahad 6 päeva eest, uuesti on esitajainfot ja makseviis, et eraisikuna on tasutud need asjadest. Sõiduauto, 2 dokumendid kokku ja siis kokku koos päevarahadega, et see kogu see summa kuulub siis mulle hüvitamisele. Ja samamoodi haarame enda töölauale selle ja raamatupidaja saab siin tegutseda edasi, nii kuidas ta tavaliselt siin telemas tegutseb. Kustutan selle ära, sest muidu ta hakkab mulle iga päev emaili saatma, et telemas on mingi dokument, mida peab vaatama. Niimoodi suures plaanis töötabki see dokumentide saatmine. Ma näitan paari asja veel, mis võiks olla huvitavad. Esimene asi oli, seal oli IBAN number, kasutaja pangakonto number. Seda saab siis lisada siit, kui ma läksin. Seda peab iga kasutaja ise lisama. Näengi seaded, minu konto ja siin on võimalik lisada see kasutaja pangakonto. Et siis sellisel juhul on niimoodi, et kui see kuulub hüvitamisele, siis aruandel tuleb kaasa see pangakonto, mis kontole palun seda hüvitada. Siis see emaili aadress näitasin, keelevalik, võimalik 8 keeles kasutada meie süsteemi. Ettevõtte andmed, saab ettevõtte andmed muuta, sellest pikemalt ei räägi, liidestus on olemas, kasutajad, see on tähtis koht. Siin on võimalik siis lisada inimesi, et ongi, et saategi ettevõtte juhi emaili siia lisada, vajutada saada kutse. Ja kui ta soovib ka administraator olla, siis pange ka see sisse, siis tema saab ka ise kõiki asju muuta. Hinnastamine, sellest meil on erinevaid videosi asju palju. Ja siis täpsemad seaded. Ma tahan näidata paari väikest asja. Halda dokumendi esitamise sätteid. Ma näitan kõigepealt, mis juhtub, kui ma panen Express režiimi. Ehk põhimõtteliselt, mis on võimalik, on, et kõik need sammud on võimalik ära võtta. Kui te ei taha, et seal kululiike küsiks, kui te ei taha, et ta hüvitamist küsiks, kommentaari küsiks, lihtsalt saate siit need kinni panna. Või panete üldse Express režiimi, siis ta võtab kõik need ära. Ma arvan, et telema puhul see võib-olla ei ole nii relevatiivne, aga mida ma tahan näidata, on kululiigid, mis on võimalik teha. Muuda. Paneme selle näiteks auto. Saate ise lisada juurde. Teeme siia kontor. Ja näiteks teeme niimoodi, et auto all on 2 kululiiki. On kütus 50% ja on kütus 100% ja salvesta. Nii, ma näitan teile ka, mis ta nüüd tegi, kui ma need lisasin. Lisan ühe dokumendi. Lähen siit kiiruga üle ja vaadake nüüd, esiteks tuligi kontor siia juurde ja auto. Kui ma autot vajutan, ongi kütus 100, kütus 50, kütus 100. Ehk teil on võimalik väga detailseks teha see, mis kululiike kasutaja siin näeb. See on päris äge asi.
Lähme uuesti siia, täpsemalt seaded. Nii, mis siin veel on? Luba kasutajal ettevõttega liituda, selle võite kinni panna, siis kasutaja ise ei saa liituda, sellisel juhul ainult teie saate kutsuda kasutajaid ettevõttega liituma. Mis võib küll olla täitsa relevantne, on see siin, et kui te ei soovi, et kui kasutaja saadab sinna emaili aadressil dokumendi, siis dokument saadetakse otse edasi Telemasse. Lihtsalt pange see kinni siit. Siis nad saavad teha niimoodi, et nad saadavad emailiga need sisse, nad jäävad äppi ootama dokumendid ja nad saavad need seisvad dokumendid seal lisada mõne aruande alla näiteks ja saata pärast koos aruandega. Siis luba aruannete esitamine, pigem Telema klientidel ma arvan, et see võiks peal olla, on võimalik kasutada ilma aruanneta, siis tähendab, et kõik dokumendid lähebki ükshaaval Telemasse edasi. Tavaliselt pigem te soovite kasutada aruannetega. Siis on lähetusseadmed, on päevaraha limiit võimalik seada, kui teie ettevõttest erineb seadusest. Siis jälle samamoodi päris relevantne on, et kui ma tean mitmeid ettevõtteid, kus raamatupidaja ei tahagi, et Telemasse midagi tuleks ükshaaval, siis ongi võimalik see nagu kinni panna. Et üksikute dokumendi saatmine Telemasse nagu ei olekski nagu lubatud. Kasutaja ei saagi üksikult saata, ta peabki kõik lisama aruandesse ja koos aruandega saatma raamatupidamise tarkvarasse. Siis, mis veel, võib-olla võib huvitada, et välismaa dokumentidelt, et käibemaksu välismaa dokumentid ei arvestata, kui ostate Soomest midagi, siis ta tuleb nagu täissummana või Lätist, et me ei loe käibemaksu sealt välja. Ja võib-olla keda huvitab, on võimalik kasutada ka ridade põhist digiteerimist. See võib-olla ka ei ole nii relevantne. Jah, ma loodan, et ma sain natukene selle Telemaga kasutamisega natuke selgemaks. Aitäh kuulamast!